vist viimane kontsert üldse, sa oled tagasi kuhugi Taisse? Meil on tegelikult üks kontsert veel seal Lillemajas laupäeval. Aga ma ei tea, kas see on avalik või ei ole, vist on? Ma ei tea, kodulehel oli, et kirjas, et oli. Võite oma sõbrad igaks juhuks hiilima saata sinna kella 7-ks Lillemajja Tartus. Mis ma väga teada, mis kella? On 7 vist. Vist oli 7? Jaa. Ja siis võiks. Ja siis teisipäeval sõidan jälle ära pooleks aastaks, nii et võib-olla ma tulen tagasi ka, kui ma ei tule, siis nüüd on teil vähemalt see laul, mis me laulsime. Ma räägin siin natuke, ma ütlesin, et plaadist ka, et loomulikult kõige olulisem asi on siin selle plaadi juures see Hambaoss, mis on Joosep Papsi näoga. Et see on nagu selle plaadi kogu point ja asi nagu kulmineerub selle ümber. Kõigepealt oli kujundusest olemas see Hambaoss oli ja siis tekkis hambad ja kõik see muu asi tekkis sinna ümber. Aga ma räägin natuke sellest esikaane pildist, mis kujutab sellist igavest muutumist ja transformatsiooni ja ka väga selgelt ükskõiksust, milles me elame. Aga see oli küll üks ime, et see pilt meie juurde jõudis, sest oli 2 päeva oli selle kujundamiseni. Ehk siis selle plaadi trükkimiseni ja meil ei olnud ikka veel pilti, millega me keegi oleks rahul olnud ja proovisime igast asju mökerdada seal kokku. Aga siis üks neiu nimega Kadri Valk, kelle juures me lindistasime seda plaati. Tema on üks püramiidi maja, kus me seda tegime. Saatis mulle ühe lingi internetist. See link on siin kirjas ka, on wingmakers.com, mis on selline kummaline spirituaalne lehekülg ja seal on maalid, mis on maalitud kivile koobastesse. Aga keegi ei tea, kuidas on sinna maalitud, sest seal nagu otseselt pintsli jälgi midagi ei ole. Ja siis seal koduleheküljel ma järsku tundsin ära, et need pildid meil sobiksid. Ja seal oli kirjutatud, et see mees, kes seal seda asja ajab, vastab 2-10 nädala jooksul. Ja siis ma loomulikult ikkagi kirjutasin sellele härrasmehele ja saatsin lingi sellest meie bändi mingist kontserdist ja umbes 2 tunni pärast tuli mulle niisugune absurdne vastus, et jah, et väga tore, et mulle väga meeldis teie muss ja võtke need pildid, et kasutage neid täitsa tasuta. Üks mees Ameerikast, kes ajab mingit asja, et ma ei tea, kes üldse midagi praegusel ajal tasuta annab, aga tema tundis, et see oli õige asi ja me varsti saadame talle selle plaadi ka vastu või isegi mitu tükki. Praegu me saime selle küll tasuta, aga see kohtuprotsess tuleb. No see tuleb. Praegu on näidakas. Joosep räägiks anekdotis. Hakkasime tulema, aga ei lähe vastu tuleb. Mingi Jack Norris äkki tuleb või midagi head. Okei, et mis mul seal oli? Ma otsisin siis, kui me Priiduga sõitsime siia Tartusse, siis ma vaatasin telefoniga netist ruttu mingeid anekdoote. Üks oli... Kuidas sa rikud ju ära kõik? Ma olen rääkima, et sa oled hullult mõelnud ja müstiliselt kogu sinule see teadmine. Ei, sa oled mingi, ma just netist. Aga üks selline anekdoot, ma ei tea, kas see naljakas üldse on, aga see on nii, et toimub mingis muuseumis toimub vargus ja siis varastatakse sealt pärl ära ja siis politseid kõik tulevad ja siis vaatavad, et nagu kedagi sõrmejälgi mitte midagi ei ole ja siis vaatavad, et mingi selle muuseumi ukse kõrval on mingi suvaline joodik ja siis nabivad selle kaasa ja siis hüüvad sinna politseisse ja hakkavad pinnima, et kus see pärl on? Kuhu sa panid? Kas sina varastasid selle ära? Ja siis see on mingi purjus ka ja midagi seal. Ja siis mingi politsei võtab kratist kinni, paneb mingi vee sisse tal näe, mingi võtab, no kus see pärl on? Siis joodik ütleb selle peale, ta ütles selle peale nii, et mina ei ole teie pärli võtnud, et mingi sukeldus
kõige siin. Ai, sorry, kuku ära kukivad sealt arvu. Oota, mis see nali käis? Okei, see ei tulnud hästi välja. Mis viimane lause oli? Sukeldumise juures. Ma räägin ühe luuletuse. Et okei, luuletus on selline. Ma rääksin seda Tallinnas ka teie, ärge naarge, teie olete seda kuulnud juba. Ärge kuulake ka. Et luuletus on siis niuke, et väga niuke tõsine, või tore luuletus on elust enesest. Et rukkis päikest võttis ain, eemalt lähenes kombain. Viljasalvest leiti pea, kus on ülejäänd, ei tea. Geenius, Joosep.